Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises. Nad oleksid võinud tegelikult leppida. Tere õhtust, Aktuaalne kaamera teisipäeval 26. mail. Harju maakohus tunnistas Tõnis Sildaru süüdi oma lapse Kelly Sildaru vara omastamises 1 000 000 euro ulatuses ja mõistis talle tingimisi lähipäevade ilmast. Tere õhtust! Sarnaselt tänasele tulevad ka homne ja ülehomne päev jahedad ja tuulised. Nädala lõpp toob aga juba rahulikuma ja soojema ilma. Täna tegutses Briti saartel Ja tere õhtust, head vaatajad! Eelmisel aastal sündis Eestis alla 10 000 lapse. Miks nii vähe ja kuidas saaks rohkem? Ja kuidas see kõik muudab meie riigi korraldust? Seda täna saates uuringi. Head vaatajad, esimene stuudio alustab. Ja Tallinna Ülikooli teadlane Mark Kortfelder, tere tulemast saatesse. Tänan kutsumast. No Eesti Vabariik. Tere, head vaatajad! Algas otse uudistemajast ja tänane saatekülaline on Riigikogu esimees Lauri Hussar. Tere tulemast saate. Tervist sõbrad ja tere tulemast vaatama selle kevade kõige viimast Pealtnägijat. Saatesari on kestnud kaua ja ka käesolev 27. hooaeg on olnud pikk, kuid lood on loodetavasti ikka värsked. Tere hommikust! Tere hommikust! Kas nüüd peaks rääkima inimkeeles või tegema Kikiriki on reede, 29. mai ja kell on saanud 3:07 ja sellise toreda noorte lauluga tänast päeva alustame. Ja Meero Popkoor oli see, kes niimoodi siis lahti vatas selle televisiooni saate. Reede ja õues seitse ja lõhna kombo on tugevuses, aga täitsa on nagu olemas, jah? Jah? Ikkagi tuleb. Näe, 3 sa leidsin ka. Tegi tore. 3, kas see on ka toob õnne või mis see toob? Ei teagi. Ma tean igatahes seda, et see toob uudiseid. Uudiseid? Super. Kell on 7. 3 toob uudiseid. Aitäh, Paula. Aitäh. Kaunist reede varahommikut uudised kell 7. Õiguskantslerile esitati avaldus selle kohta, et Selveri kauplustes väljastatakse lapse dokumendid üksnes sellele lapsevanemale, kes on neid dokumente taotlenud. Täna Ringvaates. Igal aastal tundub, et puuke on aina rohkem ja nad on ka järjest vihasemad. Milliseid uusi haigusi nad Rajaveer.
Tere õhtust, on reede 29. mai ja Ringvaade alustab ja me räägime, no minu meelest Eesti... Tere õhtust! Presidendi valimisteni on jäänud vähem kui 100 päeva. Millist presidenti Eesti hetkel vajab? Arutame kohe. Kadrioru uuest juhist hakkavad rääkima. President Kaljulaidi fondi tegevjuht. Tere õhtust! Eetrisse läheb selle hooaja viimane välisilm ja meie teemad on järgmised. Ukraina peab vastu. Paraku jätkub jõudu ka Venemaal. Putin käis Hiinas, kuid oodatud lepingut ei tulnud. Gröönimaal näitasid meeleavaldajad uuele USA konsulaadihoonele selga. Tere õhtust! Ukraina stuudio alustab. Ukrainlased on suutnud venelaste edasiliikumise peatada ja seega on venelaste kevad pealetung justkui nurjunud. Aga kas ukrainlased on... Igal kevadel jääb Eestis erinevatel põhjustel kümneid ja kümneid suurte metsloomade poegi orvuks. Lahendada. Tere hommikust! Maahommiku see hooaeg algab pisut teisiti. Uue saatejuhiga. Mina olen Kerli, aga on mingid asjad, mis on ajas muutumatud. Me läheme kogu hooaja jooksul külla tegusatele Eesti inimestele. Me oleme eetris laupäeva hommikuti ja me oleme maal. Head alanud pühapäeva. Kohtume täna enne suurt suve viimast korda ja paneme gaasipedaali põhja. Väikese pausi rallisõidust võtnud Ott Tänak on tagasi.